mis me peame nüüd kõik tere ütlema? Tervist! Tere! Ma ei tea, mis kaamerasse vaadata. Sõna küsimus. Ahah, tervist! Me täna avaldame arvamust Eesti muusikaauhinna välja valitud nominentidele. Ütlesid ka, kes sa oled? Ja fun nimi fact. on Kalamees ja... No lõbus fakt nüüd. Tegelikult on ta algus üldse siia vaja, et ma pidin tulema siia, et näod oleks siin. Jaa, mind kutsuti siia, tere. Mina olen Märten, artisti nimega Laute ja sa ei öelnud lõbus. Lõbus fakt oligi see, et lõbus fakt minu kohta on see, et reedel, tähendab siis laupäeva varahommikul olin saunas ja läksin oma õlaga vastu kerist. Ja nüüd mul on õlg ära põlenud. Ja ma olen Kennet ja fun fact mu kohta on see, et mulle ei meeldi Oskar Kalamees. Aasta album. Kui need välja tulid, siis mul ei olnud ööd ega mütsi, kes on Alonete, Night Tapes ega Mariin. Ja me vaatasime järgi, Night Tapes on 1,5 miljon mantlit, aga ma ei olnud kursis sellega. Me ju teame, kes selle ära võidab. No jah, aga... Aga tore on tuua ruutu näha seal. Jaa, kes, Sadu tuli, Sadu tegi. Ma olen võtnud Sadu, kui et see on nagu distrack, siis... Räädit äkki? Jah. Miks? Ta läks vist minema. Mida ta tuli, tegi näitas, et mingi... Isegi kui sa cheatasid, siis ma saan üksigi hakkama, ma ise seise. Ma võid seda nii ka sõnastada, kui sa tahad nagu... Ma sain seda niimoodi, sest ma mõtlesin, et ma jätan selle jutu nüüd nagu hiljema peale, aga me Kennetiga just teel siia rääkisime Sadust. Sadu on selline muusika, mida sa kuulad, seda kuulab minu peas naisterahvas 46, läks meest lahku, 16 aastat oli abielus, võib-olla rohkem. Ja siis ta joob teisipäeviti pokaali rohkem kui tavaliselt ja lihtsalt nagu teda ei huvita, lihtsalt nagu ma saan ilma sinuta hakkama, ma ei vaja sind. Sõbrantsid, mis teete täna? Lähme välja kolmapäeval. Siis ta kuuleks Kermo Murelit, kui ta ütleb, et lähme kolmapäeval välja sõbrannadega. Möko bingot mängima. Jah, see on siuke mökukas nagu, mökumuusika. Okei, tegelikult on. Mökumuusika. Aga siinkohal... See ei ole all muusika, see ei ole all muusika. Ei, kindlasti mitte. Nad teavad, mis nad teevad, nad on seda teinud kaua. Kelle poolt olete? Sadu. Sadu. Ma lähen autona võim, ma ütlen Night Tapes. Sadu või Night Tapes. Night Tapes oleks nice, lihtsalt. Aasta laul. Espresso Macchiato küll ei võida, see on täielik brain rot laul. Isegi kui see käis Eurovisioonil, siis see on brain rot. Aga see ongi eurolaul. Ma ei imesta, kui see võidab aasta öeldes. Puhtalt selle pärast, et ta nagu sai vist 3. koha. Ma olen hästi õnnelik, et Ann-Marlen Külm on seal. Ja, ma ei imesta, kui see võidab ka. Aga ma imestan, et seal ei ole mitte ühtegi Sammi laulu. Aasta laulu kohta. Sam pani back to back nagu. Ja seal ei ole mitte ühtegi. Ja seal on 2 Nubu ja Vaikot. Väga hea nagu album. Isiklikult ma ütlen, et see on nagu aasta laul on numbrite järgi, ta ei ole siin kategoorias, vaata. Aga nimeta nime see oska. Kermo rööviti paljaks ema poolt nagu. Aga 3-20-aastast ütlevad siin praegu enda arvamust selle muusika osas. Ebapopulaarne. Raudselt. Mina. Jällegi Sam oleks võinud ka olla, come on mees, sa oled artist, kellel ei labelit taga mitte midagi, sa pushid 90 mingi 2000 monthly ja aga back to back. Eesti muusika auhinnad ei ole all about numbers, nagu siin tulevad mingid kategooriad, kus on nagu inimestel on 130 monthly listeneri, mitte 130k, 130. See on kriitikud nagu... See on kunst, mida me ei mõista. Ja ma loodan, et ma ei hakka mõistma ka nagu. Jah, et on Nublu ja Vaiko tipus elab tuul nagu. Ma tahtsin sama öelda. Ma tahtsin ka sama öelda. Mitte. Paneme kõik erinevad. Aga ma ei imesta, kui see on Sadu või Tommi. Aga nagu kahjuks, nagu see võiks ingel olla väga. Jah, ta võiks küll. Aasta naisartist.
ma ausalt öeldes ei hakkaks pikemat juttu isegi tegema. Liis Lemsalu kuulsin mitte midagi temast eelmine aasta ühe singli. Alonette, ma lihtsalt ei teadnud teda. No kui on Marlon ei võida, siis on Kendrick Lamar Grammy's Situation. Seega lähme edasi. No, ta käis Eesti laulul, ta sai seal mitte teise koha, kolmandale. Aasta meesartist. See Sam. ei ole Tommy Cash. Sam. Jah, Sam. absoluutselt. Eigil oli ülihea album aasta alguses, mis sai ka nominatsiooni, mille poolt ma tean, et ma hiljem olen. Aga Sam tegi liiga palju see aasta, et mitte võita meesartisti. Kogu aeg. Sam oli pilt. Me võimegi siinkohal edasi minna. See on lihtsalt Sam. Sam. See on Sam. Aasta ansambel. Nagu Lauki Tuuaruut võiks võita. Ma ei oska ühtegi Tuuaruudu laulu nimetada. Nagu see on halb ilmselt. Mis see tähendas? See on see, et käid nagu mõkkus ja siis kusagil. Kas sa Tuuaruutu mida kuulad? Mis imelik ruut sul keele peal on? See on see... Ma ei saa mitte midagi aru, by the way. No, kelle poolt sa oled siis? Mis sa arvad? Kes siin oleks võinud veel olla? No ma ütlesin, mis ma Sadust arvan, on ju? Nii, kes siin veel oleks võinud olla siis? Ei, ma ei ütle, et siit on nagu... Puudu või oleks kellegi asemel. Aga ma isiklikult, mulle meeldis kõige rohkem, mis Nublu ja Vaiko tegid. Jah. On juba nii palju võitnud. Okay, sa nagu beefiksid minuga praegu? Ei. Sa üritad niiš olla praegu, või? Me lihtsalt oleme eri arvamustel, see, et keegi või teine võiks ka võita. Ma arvan, Nublul on endal ka suht savi, kas ta võidab neid või mitte. Nagu. Ja küsimus on, kas ta kohale tuleb. Jah, ma just tahtsin täpselt sama öelda. No mina ütlen Nublu. Jah, ma ütlen ka Nublu. Ma kardan, et see on Nublu, kes võiks Tuuaruut olla. Aasta pop-artist. Mis poppi tegi Nublu Vaiko see aasta? No, see on raadiopop, noh. Kas Tomil tuli peale selle ühe laulu midagi välja või? Ja tal tuli see... Okei, palju õnne, Ann-Marleen. Oled võitnud aasta pop-artisti. See oli siuke meister Jaanikas nagu. Itaalia ära hästi tegi uuesti nagu. Mida? Et nagu ta tegi ühe Itaalia laulu veel, aga tal on nagu tegi nagu ühe ära, aga siis ta pidi ühe veel tegema, et kohvikus oleks teine laul ka, mida saaks. Jah, Ann-Marleen. Aasta hip-hop räppartist. Ma arvan, et Kirot võidab, sest tal oli kõige nagu kuidagi pikem ja suurem projekt. Kuigi nii palju, kui ma seda kuulasin, siis nagu nagu ma pean Niklavsile lilled andma, sest ülilahedad naised beatid. Ja nagu Kirot oli norm tegelikult. Ta võiks selles lihtsalt nagu võita selle auhinna, et see on nagu 2 Balti riigi kollab nagu album. Jah. Selles mõttes. Siukse asja ta võiks saada. See oleks nagu, et noh, selle eest ta nagu justkui võiks saada, sest see on nagu see, et sa tegid kusagilt nagu Baltikumist teise produtsendiga. Ma nõustun Kennetiga kindlasti, et Kirot jäi mulje, et ta nagu, see on võib-olla päris nagu halb öelda, aga et panustas justkui kõige rohkem. No, sest tal oli kõige pikem projekt, on ju, tal oli mingi 3-minutilised laulud seal sees, on ju, ja laul oli vist äkki 12. Võrreldes nagu Margielaga, tal oli 8, Reketil. See oli kirjas Spotify's EP-na, mis oli mingi 6 lugu. Ehk Reketile ma ei annaks kindlasti seda võitu. Okei, kuule, me oleme liiga palju siin arutanud. See on teada, et meile meeldib kõige rohkem Margiela. Ja. Reketi, see album ei olnud see päris. Mulle meeldivad need südamelt ära asjad rohkem. Võt. Aasta debüütalbum. Realistlikult Sadu võidab nagu. Jah. Realistlikult küll. Kindlasti as far as numbrid lähevad. Sest minu peas on see, et kui laulul on palju kuulamisi, siis see tähendab, et see on hea lugu. Aga samas siin tuleb rockalbum kategooria, seal on üks
mis oli mingi Shelton midagi, 130 monthly listeneri, aga see oli nagu päris hea rock Eesti kohta. Aga kes siin kategoorias veel olla võiks? Triibu pasta õlle avaja. Kindlasti võiks seal olla, aga ma saan aru selles mõttes, žürii on ära ostetud Eesti Illuminaati. Jah, kes see vend oli? Ei, ära ütle. Ära sellest praegu. Jaa, et midagi ei ole teha, siuke eestlastele lähevad pillid peale, kannel ja kitarr ja lõkke ja rahvariidid või siuke asi. Nii on, sest üks 50-aastane mees ütleb niimoodi. Aga Mariin K. Me kuulasime seda... Kuulasime Rose Kinni. Jah, autos, kui me siia sõitsime. See annab siukest, tähendab see terve projekt andis mulle sellist vaiba. Ma väga sõnadele ei keskendunud, sest see oli nagu nii sügava reverb'i all ja nagu nii dreamy. Aga ta andis sellist vaimi, et Mariin K. lihtsalt tahab olla drunken nasty. Drunken nasty. Jah. Noepi bänd võiks ka ära võita. Meelik. See oli suht äge. Nad panid huvitavaid sõnu seal. Ma ei oska midagi konkreetselt välja tuua. Aga see oli päris äge tegelikult. Neil oli ka ju, kui see Nööpin Vaits oli T3-s, neil oli enne seda oli Meelikuse albumi mingi esituskontsert minu meelest. Ma ei ole nii tapped in. Ma olen uue generatsiooni vend. Natuke noorem kui sina. Mingi paar kuud. Okei, aga aasta debüüt album. Võidab Sadu. Ilmselt on ka Sadu iga kategooria, kus Sadu olnud on. Kas me oleme öelnud Sadu või? On vist. Me oleme 3 korda. Me oleme niimoodi ütlenud, et me teame, et nagu Sadu võidab, aga võiks tema võita. Aasta soul, funk, R&B artist. Meil oli Kennetiga selline pakkumine, et võiks hoopis panna niimoodi, et Jasmine saab R&B, Lex Soul saab fungi ja Anett saab souli. No ma teeks niimoodi nagu. Sest ma ütlesin enne ka, et ei tundu minu jaoks justkui nagu directly võrreldavad nagu kategooriad ja mul on tunnud, kuna lihtsalt nagu neid artiste ei ole piisavalt nendes eraldi kategooriates, siis klapiti see kokku. Yeah. Aga raske on nagu võitjat öelda, sest nad konkreetselt nagu Anett ja Jasmine ei ole nagu... Ma ei oska võrrelda neid nagu. Grandma Funk oleks võinud ka olla nominatsioon. Aga milline teile kõige rohkem neist meeldis? Lex Soul. Ma ei tea, mulle meeldib siuke funk, nii et mina ütleksin Lex Soul. See oli see funk, on? Jaa, see on mina. Lex Soul. Ma ei oska mingit lemmikut valida, mul ei ole kellegi vastu midagi. Ma ei, see oli väga halb lause praegu. Ma arvan, et see oleks. Läheme edasi. Aasta rock-album. No selles mõttes mina ei hakka nagu mingit valesin tegema, seda Deja Vu'd ma ei kuulanud. Ma kuulasin Boondocksi teist korda nüüd uuesti ja Shelton Sunni. Ja mulle meeldis Shelton Sun kõige rohkem. See on siuke nagu Tanel Padar and the Sun. See on selline. Ja mulle meeldib see, aga Boondocks oli rohkem siuke, nii palju, kui ma praegu tagasi mõeldes mõtlen. Head sõnad, Märten. No mis sa mõtled? On see, et see on rohkem siuke bedroom rock oli neil. Still rock oli siuke nagu veits pehmem. Sellepärast ma annaksin ka selle Shelton Sunnile. Neil oli natuke, jah. See oli nagu rockikas rock, aga ma muidugi ei kuulanud Pantokraatorit, nii et jah. Oleme siis lihtsalt ausad, et nii palju, kui me kuulasime ja kuulanud oleme, siis Märten ütleb, et me lähme selle pealt. Et siis minu arvamus on meie arvamus. Põhimõtteliselt, jah. Kui Kennet, sul on mingit arvamust? Ma ei ole piisavalt tuttav mitte kummagi teisega, et öelda midagi. No võt, siis... Aga see Shelton Sun oli väga mõnus, seega edu neile ja edu Boondocksidele, sest... Aasta metallalbum. Ma ei kuule mitte ühtegi, sest ma ei kuule metalli, ehk ma ei oska just kui hinnata. Ja skip. Ma tõesti ei tea mitte kedagi siit. Tabelit kivitud on next person. Mis sa arvad? Yeah. Sama või?
aga me oleme noored inimesed, ega me ei peagi teadma, kes tegi aasta metallalbumi. Natukene halvasti on sellega. Meie muusikamaitse on D3 Club Studio, Longero. Räägi enda eest, ma käisin jooksmas, mul on kõik hästi. Aasta etno folk rahvalik album. Väikest löötspillide ühing. See on midagi, mida ma ei kuulanud jälle. Vaata, see on täpselt see muusika, et kui keegi teeks Eestis nagu filmi, et ta on Haapsalus, võtab enda jahi välja ja siis ta on mingi, ma nüüd lähen Hiiumaale, vaata. Siis see muusika jääb seal taga taustal. Ma isegi valiksin nemad. Aga ma arvan, et see on sellest, et ma lihtsalt ei kuula nagu naisartiste. Ja siis mida? Kuule, sul Märten. on väga halvasti. No loodame, et seda ei saa Sadu lihtsalt nagu. Nüüd on loodame. Ei, nagu mitte halvaga, nagu kategoorias, kus sul on väikeste löötspillide ühing nagu come on. See oleks nii, kui nad võidaks, oleks väga hästi. Ma arvan, et me oleme kõik koos nende poolt. Jaa. Paneme maha kandmisele. Miks, sest... Ei. Aasta autori laulualbum. Sten Olle me oma kuulasime, Alonette oma kuulasime. Alonette oli vist parem natuke. See oli mõnus, Sten Olle oli mõnus. Kas see tõesti praegu prioriteet on? See on see veits selle Kiki Lipsu laulu vaibiga, ma ei mäleta, kes autor on. Kiki Lips teeb messikiks, Kiki Lipsu pühaks peal. Ma arvan, Kiki Lips võidab aasta autori. Me oleme kõik Sten Olles. Oleme kõik Sten Olled. Lähme vaatame, äkki tuleb midagi lõbusamat. Jällegist, aga me lihtsalt ei kuule Siiri Seskit. Aasta jazz-album. Meile, siis me räägime mõlema eest, Peegeldused, Joel Remmel Trio ja Jukka Eskola oli kõige parem. Mingo Rajandi igavuse looki ei olnud jazz isegi. Või oli see Tõnu Tubli kohta? Kummagil neist ei olnud isegi jazz minu arust, see oli midagi muud. Kui Tõnu Tubli vaatab seda, siis teil on uut seda coveri disainerit vaja. Ja neil oli Viljandi Western on selle nimi. Hea nimi too. Ülinais nimi. Aga siin on lihtsalt Viljandi sellest hüppetornist pilt. No me oleme kõik Joeli poolt. Ja ma arvan, et me ei hakka jällegi pikemalt juttu tegema. Aasta klassikalbum. Me ei räägi mitte midagi kaasa, sest me ei tea mitte midagi. Isegi kui mina vana kooripoiss, me ei saa kaasa rääkida, sest me ei kuulanud. Erkis Vendüür võidab ära kusagilt mingi tõenäosus on 50. Aga nüüd mind huvitab, et miks ma ei tea, kes see on? Erkis Vendüür. Jap. Aasta elektroonikaartist. Ma kuulasin kõiki. Äkki ma olen liiga loll, et aru saada, aga ma ei saa aru. Ma ei oska kellegi poolt olla isegi. Mulle jäi nime poolest Luurel Varas meelde kõige rohkem. Pilt ka. Ülihea pilt on. Väga tahv pilt on. Ta on lihtsalt mingi parklas. Turvamees. Vabaduse puiest. Luurel Varas. Elektroonikaartistiga on lihtsalt see nagu naljaks, et sinna saab nii palju asju alla nagu panna. Seega ma arvan, et me ei oska siin lihtsalt seda häält anda praegu või arvamus. Aga teeme prediction ikka. Luurel Varas. Anname talle. Sellise pildiga ei saa kaotada. Kindlalt ei saa. Vaadake neid prille, vaadake seda tausta, vaadake lihtsalt kõike, mis seal toimub. Nii, aasta alternatiiv indie album. Mul on alati raske olnud Eiki kuulata, aga see oli esimest korda, kus mul oli nagu, ma sain aru. Mul on nagu, ma nautisin isegi. Mis ta räägib sulle või? Jaa. Kuna ta nagu varasem siis looming, mitte nii palju varasem, mingi 2024 või midagi sellist, siis ma olin nagu, ma ei saa midagi aru, ta lihtsalt nagu luuletab, ma ei tea, ta nagu ütleb sõnu ja ma ei saa mitte midagi aru. Ja me olime mõlemad low-key heiterid enne, kui see album välja tuli, nagu mingi paar laulu oli, mis olid nagu nice, aga see album tuli välja ja see albumil ei ole nagu ühtegi laulu, mida nagu ma oleks mingi pan ära.
kollektiivi arvamus on, et Eik võidab ja me siiralt loodame, et Eik võidab, aga minu küsimus on, kas meil on aasta muusikavideo ka, räägime sellest või? Kes peaks võitma? Kermo Murel, ebapopulaarne. Erik Maks keerleb. Ebapopulaarne. Keerleb nagu mulle meeldib see, millest see nagu video räägib. Ja. Ta räägib sellest, et kui neil oli 7 Gucci võed Saku jalkaplatsil ja siis seal on... Seal oli äge story küll, nagu nende ülesse kasvamisest, noh, see lugu räägib ka sellest põhiliselt. Aga jah. Igatahes, need olid meie pakkumised, kes võidavad EMA 2026 erinevad kategooriad. See siin oli... Mina olen ikka jälle Lautei. Oliver. Minu nimi on Oliver. Aitäh vaatamast ja... Ma olen Kalamees. Tšau! Kuulake Eesti muusikat. Tšau!